Jumal on sageli andnud nägemused selleks, et pühi äratada ja alarmeerida ja et Jumala rahvas end valmistaks tulevaste sündmuste vastu. Praeguseks on see lugu juba hästi ammu tulnud, et aasta oli 1968, kui see väärikas 90-aastane Norra daam nelipühi jutustajale Emmanuel Ninnosele nägemusest rääkis ja kuna see tundus liiga kategoorilise ja raskena, siis ta kirjutas selle algselt üles, kuid pani kõrvale, kuna need asjad, mida vanadaam nägi, olid nii ebanormaalsed ja ka seadusega keelatudki, et ta mõtles, et sellisel kujul on seda liig. Aga siis nüüd ka juba aastakümneid tagasi ta avab oma kohvri ja leiab selle kolletanud paberi, mis tabab teda otsigu välk. Ja see on see vanaproua nägemus. Ta jutustab, ma nägin maailma nagu kaarti. Ma nägin Euroopat. Maad maa järel nägin Skandinaaviat. Nägin Norrat, oli see vana naine rääkinud. Nägin teatud asju, mis pidid juhtuma vahetult enne Jeesuse taastulekut. Koguduse aja lõppu ja vahetult enne seda, kui see suur häda inimkonda tabab. Häda, mille sarnast inimesed varem ei ole üle elanud. Vahetult enne Jeesuse tulekut ja hädaohu saabumist inimkonnale tuleb aeg, mida iseloomustab rahu ja desarmeerimine, mille sarnast pole olnud. Tuleb rahu ja see kestab kaua. Selle rahu perioodi ajal toimub paljudes maades taantrelvastumine, sealhulgas ka Norras. 3. maailmasõda aga algab moel, nagu keegi pole oodanud, ootamatust allikast. See tabab neid sama ootamatult. Ja oleme selleks valmis sama vähe kui 9. aprillil 1940, mil sakslased okupeerisid Norra, tungides maale Rootsi kaudu. Nägin, et kristlaskonda tabab leigus, mille sarnast ei ole olnud. Ära taganemine ja ära langimine tõelisest ja elavast Kristusest. Jeesuse tuleku eel ei ole kristlased enam vastuvõtlikud raputava kuulutuse suhtes. Nad ei taha enam kuulata patust ja armust, seadusest ja evangeeliumist. Tuleb teist laadi kuulutus nagu õnnekristlus, mille järgi on tähtis ainult inimeste heaolu. See puudutab ainult materiaalseid asju, nagu Jumal seda kunagi tõotanud pole. Kirikud, vabakirikud ja palvekojad tühjenevad järjest enam ja enam. Kuulutuse asemel oma risti võtmisest ja Jeesuse järgimisest tuleb hoopiski meelelahutus, kunst ja kultuur. Sinna, kuhu peaksid olema ärkamise, leina ja pöördumiskoosolekud, tuleb meelelahutus. Sünnib väga laiaulatuslikult, vahetult enne Jeesuse tagasitulekut, kui hädaoht meid tabab. Leiab aset suur moraalne langus, nagu Norra ei ole näinud. Inimesed hakkavad elama koos otseku nad oleksid abielus. Kokkukolimine enne abielu algust ja abieluline ebatruudus saab olema nii valdav, hõlmama nii suure ala ja olema nii aktsepteeritav, et seda hakatakse kõikvõimalikel viisidel vabandama. Sarnane elustiil tungib ka kristlikesse kogudustesse, ilma et seda isegi konfronteeritaks. Ka loomuvastast pattu, homoseksualismi hakatakse sallima. Vahetult enne Jeesuse tagasitulekut hakatakse televisioonis näitama saateid, mida ei ole nähtud kunagi varem. Televisioon täitub vägivalla jõudusega, õpetab inimesi mõrvama ja tapma. Tänavatel on ohtlik käia, rahvas hakkab tegema, mida näeb, kusjuures nad ei vaata televisioonis ühte ainsat kanaleid. Saab olema väga palju erinevaid kanaleid, väljakutseid korraga. Kanalite vahetus saab võimalikuks, nagu praegu raadios, kus keerame üht laine nuppu teise järel. Televisioon täitub vägivallast niivõrd, et sellesse suhtutakse kui meelelahutusse. Kõige hullemaid mõrvastseene ja vägivalda näidatakse ja levitatakse ühiskonnas. Teleekraanidel näidatakse intiimstseene, kõige salajasemaid asju, mis toimuvad abielus. See hakkab juhtuma ja sa näed selle täitumist. Seadused, mis täna kõike seda keelavad, murtakse maha. Ja kõige kohutavamaid asju hakatakse näitama otse meie silmade ees, teles. Euroopasse tulvavad inimesed vaestest maadest. Nad saabuvad ka Skandinaaviasse ja Norrasse. Rahvas tuleb, aga neid ei sallita ja nende vastu ollakse julmad. Neid koheldakse enam ja enam nagu juute enne sõda. Siis saab täis meie pattude mõõt. See juhtub vahetult enne Jeesuse taastulekut ja enne seda, kui meid tabab 3. maailmasõda. See saab olema lühike sõda. Kõik, mida ma olen iial kogenud sõja kohta, on lihtne lapsemäng selle kõrval, kui see algab nagu iga tavaline sõda, kuid see levib ja lõpeb aatompommidega. Õhk saab olema niivõrd saastunud, et seda on võimatu sisse hingata ja see tabab paljusid kontinente, Ameerikat, Jaapanit, Austraaliaid.
Austraalia rikkaid maid. Maa muutub kasutuskõlbmatuks, vett ei saa enam pruukida. Tulemuseks on, et elama jääb väga väike jääk inimesi. Need, kes jäävad ellu rikastes maades, üritavad põgeneda vaestesse maadesse, mis ei ole kahjustatud, kuid need saavad kohtlema meid, nagu meie kohtlesime neid. Nad ei taha meid vastu võtta. Ma olen õnnelik, et ei pea seda ise üle elama, kuid kui see aeg läheneb, pead sina olema julge, reisima ringi ja rääkima, hoiatama inimesi selle eest, mida ma olen näinud. Oli rääkinud see eakas daam Emmanuel Ninosele 1968. aastal, pisut enne oma surma. Selline lugu siis tõlgituna ajakirjast Magasiinet. Hea raadiokuulaja, mida sina pead tegema?